Arendajate taotlused olid samamoodi üle 35 meetri. Järva vallavanem kirjeldab, miks Järva vald omal ajal tuulikute eriplaneeringu algatamisega nõus oli. Eriplaneering tähendab nimelt, et soovitakse teha rohkem kui 35 meetri kõrgust rajatist ja ka keeldumise võimalust väga pole. Hiljem alles selgus, et üle 35 meetri tähendab ligi 300 meetri kõrgust tuulikut, umbes sama kõrged kui Tallinna teletorn. Ning tuulikuid soovitakse Järva valda 109. Kui peaks juhtuma see, et see planeering mingil kujul realiseerub tulevikus näiteks riikliku eriplaneeringuga, nagu täna jutuks, siis see tähendab seda, et ükskõik, kus sa Järva vallas viibid, võib selline visuaalne pool tuuliku positsioonid nähtavad olla, nii et see on selline probleemi koht kindlasti. Vallavanem tunneb, et nii tema kui ka teised vallajuhid üle Eesti on pandud keerulisse olukorda, sest tuulikuid on jagatud üle Eesti põhimõtteliselt võrdselt mööda metsi laiali, arvestamata piirkondlike eripäradega. Protsess ongi selliselt läinud, et on leitud asukohad, kuhu on võimalik rajada tuulikuid, aga arvestamata, kas need on just parimad alad selle tuulepargi rajamiseks. Praegu on Eestis käimas 47 tuulepargi planeeringut. Neist 13 on juba peatunud või peatumise äärel. Samas on valitsuse eesmärk lisada Eestisse veel umbes 200–400 tuulikut. Kindlasti sellest on ühtepidi saanud ka kohaliku omavalitsuste valimiskampaania, sellega üritatakse kogukondi hirmutada, seda rakendatakse enda poliitvankri ette. Ma arvan, et kui kohalikud valimised läbi saavad, ütleme nii, et see kaklustolm on vaibunud, siis me reaalselt näeme, kui palju tuulikuid maismaale tuleb. Sel nädalal arutas valitsus võimalust, et vajadusel nii-öelda vabastatakse omavalitsused tuulikute menetlemisest ja selle võtavad üle riigiasutused. Kui kohalikud omavalitsused ei soovi ise seda otsust vastu võtta, kuna paljud on öelnud, et nad tahaks, et see riik selle terviku vaates teeks, siis on võimalus arutada, et kohalikud omavalitsused annavad otsustusõiguse oma mandaadiga riigile. See sellisel juhul nõuaks kindlasti seaduse muudatust. See kartus on, et riik peaks ikkagi arvestama kohaliku huvidega, et see risk selles protsessis on, et Järva valla näitel saame küll öelda, et just nimelt tuulikud peaksid ju eelkõige leidma kõige parema asukoha, ehk siis kas on tehismaastikud või kus on inimese poolt tugevalt mõjutatud maastikud, aga kõige vähem nad peaksid sattuma sellistele, ütleme, põlismetsadesse või looduskaitsealadele ja just nimelt, mis toob kaasa endale ikka ulatusliku sellise keskkonnamuutuse ka. Pool senistest peatunud tuulepargi planeeringutest on takerdunud keskkonnaküsimustesse. Näiteks on nendelt aladelt leitud musttoonekure või kotkapesi. Samas on planeeringuid algatatud omajagu rohkem kui vaja, ehk siis kõik planeeringud ei peagi jõudma tuulikute ehitamiseni.